Kristuse pärast. Jah. Issand Jeesus Kristus ütleb, ja minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja Jeesuse Kristuse käsul ja tema kutsutud ja seatud Jumalasõna suvasena mõistan teid kõiki teie pattudest vabaks, Isa, Poja ja Püha Vaim nimel. Aamen. Ja laulame laulu number 12. Ja täna on meil ka osata teie ristimine ja tahan selleks palvetada ja palun teie kõigil tõusta selleks palves. Kõige väärtuslik Jumal, me täname sind, et sina oled meile seadnud püha ristimise, et oled meid veest ja pühast vaimust uuesti sünnitanud lootusrikkaks eluks ja igaveseks rõõmuks. Aita meid elada sinu laste osaduses kõik meie elupäevad. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Ja kuulame Jumala sõna. Jeesus Kristus andis oma kirikule ristimist käsku ja tõotused, öeldes oma jüngritele. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades pidama neid kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajast lõpuni. Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Aamen. Ja te võite istuda. Head sõbrad, tahan nüüd rääkida teile ühe loo 3 puust, väikesest puust, mis kasvasid ühes metsas ja nad unistasid, mis võib nendest saada, kui nad ükskord suureks kasvavad. Esimene puu ütles, minust, ma olen väga väärtuslik puit, minust saab kõige ilusam aarete laevas, mis kunagi on olnud ja kõige kallimad hinnalisemad ehted ja aarded saavad olla minu sees hoitud.
looma sõi ja pandi ühte lauda. Ka teise puu unistus ei täitunud, vähemasti mitte nii, nagu tema lootis. Puuraidurid raiusid selle ja selles puus sai üks lihtne karulipaat, üsna väike. Ja kolmandas puus tehti lihtsalt 2 jämedat plakku ja pandi ühte kohta varju alla. Aastad läksid, puud olid juba unustanud, mida nad kunagi olid unistanud. Ja siis sinna lauta, kus oli see loomasõim, tulid ühel öösel üks noor naine ja mees. Ja selle naisel sündis väike poeg. Lapsuke pandi sinna loomasõime ja sel hetkel sai see puu aru, et ta saabki hoida maailma kõige hinnalisemat haarde. See teine puu, millest sai tehtud karulipaat, see sai vedada lihtsalt karurid ja ükskord olid nad järvel, kus tõusis kõva torm. Karurid hakkasid kartma, et nüüd nad uppuvad ja seda kartis ka see paat. Üks mees aga magas hoopis seal paatis. Sõbrad ajasid ta üles ja nii kui see mees tõusis, ta ütles laintele ja tormile vaibu ja lained laugesid, tuul vaikis. Ja see puu sai aru, et tema saab vedada kuningatel kuningad, kellele alluvad isegi tormituuled. Ja need 2 planku, mis olid tehtud kolmandas puus, nendest tehti üks rist. Ja üks mees, kes oli pekstud, keda pilgati, pidi seda kandma ja ühe mäe peal löödi see mees sinna risti. Uue nädala esimese päeva hommikul, kui haud oli tühi ja rist oli tühi, sai siis aru ka see 3. puu, et miski ei saa olla Jumalale lähemal kui tema, kes kandiski risti löödud Jeesust. Neile aagris me saime läbi käia kirikuaasta ja küllap teie teategi, kes oli see väike laps, maailma kõige suurem haare, mis üldse on meile kinnitud. Teised saite teha ühe toreda valguse, kuidas Jeesus vaikistas tormi. Kas mäletad, Taavi, sina olid seal Jeesus? Jah. Ja täna saate ka teie kaela puust risti väikesed, mida on lihtne kanda, aga see ongi teile märgiks, et te kõik saate olla Kristuse järgijad, sest rist on ühe risti inimese märk. Tänu olgu Jumalale selle eest, et võime olla tema lapsed. Aga kõigile, keda ristitakse, tehakse ka nähtamatu ristimärk otsaesisele ja rinna peale. Osa teist on juba ristitud, aga on mõned, kes on veel ristimata. Osa teist juba kannab seda nähtamatut märki, mis teile ristimisel tehti, aga mitte kõik. Aga ma tean, et
tunnete, et see on tõesti see, mis teie südames on, seesama usk. Armsad ristitavad, küsin teilt, kas te tahate, et teid ristitakse kolmaimu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, siis vastake jah. Kas te tahate elada ja kasvada selles usus, milles teid ristitakse ja mida olete tundma õppinud, elada evangeelse luterliku kiriku liikmena koguduse keskel koos teistega ning kuulata Jumala sõna ja osa võtta pühast armulauast, kuulutada head sõnumit Jumalast sõna ja teoga ning teenida oma kaasinimesi Jeesuse Kristuse eeskujul. Kui see on teie südamele soov, siis vastake jah. Issand on seda kuulnud, nüüd ma palun teil kõigil neljal põlvitada, et te saaksite vastu võtta selle nähtamatu ristimärgi, millest ma rääkisin. Nii, aga mul oleks hea meel, et ma teaks ka, kas siin on inimene? Inge. Väga tore. Issand on sinuga, võta vastu toga ristimärk Inge oma vaba peale, hinna peale, tunnistuseks, et risti löödud ja ülesõetud Jeesus Kristus on ka sind ilmastanud ja oma üks kutsunud. Aamen. Kuidas on sinu? Jorn. Issand olgu sinuga, Jorn, võta vastu ristimärk otsa esisele ja hinna peale. Tunnistuseks, et risti löödud ja ülesõetud Jeesus Kristus ka sind on lunastanud ja oma üks kutsunud. Aamen. Nii, kas sina nüüd? Taavi. Issand olgu sinuga, Taavi. Võta vastu ristimärk oma otsa esisele ja oma rinna peale. Tunnistuseks, et risti löödud ja ülesõetud Jeesus Kristus on sind lunastanud ja oma üks kutsunud. Aamen. Nii, kas on nimi? Karl. Issand olgu sinuga, võta vastu ristimärk oma otsa esisele ja oma rinna peale. Tunnistuseks, et õnnis tegija Jeesus Kristus, kes on risti löödud, on ka sinu eest üles tõusnud, on sind lunastanud ja oma üks kutsunud. Aamen. Võite tõusta. Armsad ristitavad ja nüüd ka need, kes on konfirmeeritavad, kõigil, kes tahavad elada Kristuse jõudlina, tuleb otsustavalt pöörduda Kristuse poole. Aga äkki ja jumala tahab, tulge
seda, et tegelikult me võiksime seda laulu veel laulda. Nii et kui organist Kadri meile kenasti mängib, siis laulame uuesti selle laulu läbi ja selle aja peale saab õpetaja Taunoga tulla meie hulka. Laulame uuesti Püha Vaim puudutab mind, kes avaldab. Nüüd küsin jälle teie käest mõned küsimused ja õigel hetkel te tunnete ära, oskate öelda jah. Küsin, kas te tahate elada ja kasvada selles usus, milles teid on ristitud ja mida te olete tundma õppinud. Elada evangeelse kiriku liikmena, luterliku kiriku liikmena koguduse keskel ning kuulata Jumala sõna, osa võtta pühast aamulauast, kuulutada head sõnumit Jumalast sõna ja teoga ning teenida oma kaasinimesi Jeesuse Kristuse eeskujul. Kui te kõike seda tahate, siis öelge jah. Väga tore, issand on seda kuulnud ja me tahame seda palvetada teie leevitamise pärast ja Jumala poole pöörduda. Teie võite juba õlgitada. Mina ka palvetan, aga me võimegi palvetada, ega põlvita.
issand, kinnitad Jorvenit oma püha vaimuga, tugevda teda usus, lootuses ja armastuses, anna kannatust elu võitlustes ja juhi ta igavesse elu Jumala Isa, Poja ja Püha. Aamen. Kristuse tunnusmärk, tuletame see kaelaristuse meelde, et sind on mõeldud Jumala lapseks ja tema rahvaga. issand, kinnita Eliise ja Johannat oma püha vaimuga, tugevda teda usus, lootuses ja armastuses, anna kannatlikkust elu võitlustes ja juhi ta igavesse elu Jumala Isa, Poja ja Püha nimel. Kristuse tunnusmärk, tuletame see kaelaristuse meelde, et sa oled Jumala oma ja tema rahvaga. Vilja, laulja. issand, kinnita Taavit oma püha vaimuga, tugevda teda usus, lootuses ja armastuses, anna kannatlikkust elu võitlustes ja juhi ta igavesse elu Jumala Isa, Poja ja Püha nimel. Kristuse tunnusmärk, tuletame see kaelaristuse meelde, et sa oled võetud Kristuse jüngriks ja tema oma. issand, kinnita Karli oma püha vaimuga, tugevda tema usku, lootust ja armastust, anna kannatlikkust elu võitlustes ja juhi ta igavesse elu Jumala Isa, Poja ja Püha nimel. Kristuse tunnusmärk, tuletame see kaelaristuse meelde, et sa oled võetud Jumala omaks. Võite tõusta. laulame laulu
ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihus ja verest. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega, tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie elu. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattide andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Aamen. Ja me palvetame kõik üheskoos meie isa palve sõnadega. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeval ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja nüüd ma palun teil kõigil tulla põlvitama altari ette, inaugreerimise ajal ja me jagame teile pühitsetud leiba ja pühitsetud veini Jeesuse Kristuse ihu ja verd, nõnda, et ma kastan selle leiba veini sisse ja asetan selle teile suhu. Ja teie võite selle peale siis, kui ma ütlen, et võta ja söö, see on lihtsalt Jeesuse Kristuse ihu ja veri, te võite selle peale öelda aamen.
issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armumine. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaim nimel. Aamen. Ja meil on laulda laulu number 23, meie laululeht. Issand,